tere, mina olen Joosep. Ma lugesin sellist raamatut nagu Poisid, kes julgesid teistest erineda. Oota, see on lood poistest, kes julgesid erineda. Nii, okei. Siin rääkis poistest, kes julgesid teha teistsuguseid asju nagu mõned inimesed. Näiteks kui oli sõda, siis üks julges minna kohta, kuhu oli ennem pomm langenud ja hakkas seal lihtsalt tšellot mängima. Kas sa tead, mis ta nimi oli? Mäletad? Okei, nii. Ja siis ükskord oli üks küla näljahädas ja siis üks poiss tegi elektri neile ja aitas niimoodi paljusid külaelanikke. Veel? Kuidas sulle meeldis see raamat? Väga. Miks? Sest see oli lahe. Millised inimesed on need poisid, kellest seal juttu oli? Sellised, kes ei karda teisi asju teha. Mis on teised? Teistsuguseid asju. Mis on teistsugused? No too veel näite, mis nad tegid seal? Näiteks üks inimene, talle meeldis oma sõbraga looduses käia ja siis lõpuks ta tegi sellise multikategelase nagu Kermit. Kas seal on ainult nagu sportlased ja need, kes maailma pääsid või millised lood seal on, mis tegudest on juttu nagu? Seal on meistertajatest, maalidest, ehitajatest, arstidest, klounidest. Mis sa õppisid sellest raamatust? Et kui sa tahad päriselt midagi teha, peab olema julgem. Kas selleks, et äge olla, kas selleks peab tegema nagu ühel teemal ainult midagi, et kas näiteks ainult sportlased on ägedad või mingi muu? Mitmel teemal võib teha. Et mis seal kõige ägedam oli? Kes sulle kõige rohkem meelde jäi? See tüüp, kes kaevas endale maa sisse ja koopa. Mille jaoks? Terve labürindi, et keegi ehitaks kiirteed. Nii, miks? Sest nad oleks lõhkunud ilusaid vanasid tammesid. Okei. Tee korra lahti, näita, mis seal sees on, sest see on hästi ägedalt kujundatud raamatu tegelikult ka. Näita mõnda lehekülge. See näiteks oli lahe. Ja, et seal on pildid. See oli see Alan Turing oli üks saksa koodimurdja. Nii, pööra veel mõni leht. Kas need on kõik, kui vanad inimesed need olid, kellest seal juttu on? Kas nad on tõesti poisid ikka veel või? Mõned olid 11-aastased, mõned 17-aastased, mõned 20-aastased. Igal juhul nad on nagu, tegelikult on läbi erinevate aegade, et mõni neist on juba surnud, aga mõni elab ka või? Kas sa said aru, seal on aastaarvud vaata igaühe juures? Jaa. Mis nad näitavad? Et siin see paljem push... Mis siis? Loege vähemini. Ma ei saa aru sellest. Okei. No need on eluaastad on seal vaata, et mõned elavad, kellel pole surmaaega, need on ikka elusad. Näita veel mõnda lehekülge. Võta mingi suvaline leht. Kuidas sulle need illustratsioonid meeldisid? Väga. Vaata nüüd siia. Kas lugemisel on tähtis, et oleks nagu pildid ka raamatus või? Jaa. Oli teistmoodi lugeda või? Kellele sa soovitad sellist raamatut lugeda? Oma klassist mõnele lapsele. Ja see on selline lehekülg ka. Kes see on? Messi. Nii, ja kes ta on? Jalgpallur. Nad on 87 sündinud, nii et täitsa elus alles. Ja tal oli mingi kasvamishaigus. Nii. Et ta ei saanud kasvada ja siis mingi... Kasvuhormooni puudulikkus. Ja üks meeskond aitas teda. Ja siis sai temast? Hea jalgpallur. Ja üks vene meeskond pakkus talle nii palju raha, kui keegi teine pole elu sees pakkunud jalgpallurile, aga ta jäi ikka enda meeskonda. Okei, ta valis nagu enda meeskonna ikka, jah? Selge. Aga miks sinu arust sellist raamatut vaja on? Sellistest lugudest? Et olla julgem. Kas sina said julgemaks sellest loost, nendest lugudest? Mitte eriti.
okei, miks, pane kinni raamat. Miks sinu jaoks sellist raamatut vaja oli? Et niisama lugeda. Selge. Olgu, aga tahad veel midagi öelda? Ei, Oli vahva raamat? jah. Selge, aitäh sulle!